1930. aastad siin Estonia teatri taga paiknes niinimetatud uus turg. Nendel ammustel aegadel kõndis siin üks kummaline mees, kes kuulutas ette raskeid aegu. Häda tuleb, parandage meelt, võtke vastu Jumala kutse. Juttu tuleb Eesti kahest kõige kuulsamast prohvetist, turuprohvetist Karl Reitsist ja kirjaprohvetist Johannes Matvei Kaarepist. Mõlemad eelpool nimetatud mehed muide kuulutasid 1930. aastatel ette ka Eesti Vabariigi hukku. Üks näide prohveti ettekuulutusest. Kord näidanud ta käega Harju tänava suunas ja öelnud, see tänav saab maatasa tehtud. Tõepoolest, 9. märtsil 1944 Harju tänavaga nii ka juhtus. Sündmustikku muide sekkuvad ka vabariigi president Konstantin Päts ja vägede ülemjuhataja Johan Laidoner. Muide, aegade jooksul püüdis prohvet Karl Reits jutlustada ka Tallinna pühakodades, ent ajapikku visati ta välja nii Tallinna Jaani kirikust kui ka Kaarli kirikust. Prohvetid on Jumala hääleks. Nad vahendavad inimestele teateid taevast. Maailma ajaloo kõige kuulsam prohvet on kindlasti legendaarne Nostradamus. Tõde kuulutavaid prohveteid pole ükski riigivõim eriti sallinud, eriti kui ettekuulutused ei kuulu meeldivate hulka. Alates 1932. aastast hakkas prohvet Karl Reits Eesti Vabariigi võime hoiatama idast tuleva hädaohu eest. Enamik inimesi muide oli toona tõsiselt pahandatud, et Reits käib turul ringi ja kuulutab kadu Eesti Vabariigile, mis oli just saanud jalad alla ja edenes kiiresti kõigil elualadel. Kui teie meelt ei paranda ja Jumala poole ei pööra, siis saate teie näha, et Tallinn põleb nagu küünal, nõnda kõneles omal ajal Karl Reits. Kui mõtleme 1944. aasta sündmuste peale, märtsi pommitamise peale, siis Reits ju ei eksinudki. Muide, ameti poolest oli prohvet Reits olnud aastani 1932 aktsiaseltsis Ilmarine rauatreialiks. Oma enese jutu järgi oli Reits Jumala poolt valitud prohvetiks, kes rahvale peab kuulutama armuaja lõppemist ja hukatuse tulekut. Ta oli saanud jumalikke ilmutusi mitme aasta jooksul. Ka teine prohvet, sedapuhku kirjaprohvet Matvei Kaarep ennustas ette Eesti Vabariigi hukku. Ta hoiatas nii Konstantin Pätsi kui Johan Laidoneri, kui ka saatis manitsuskirju näiteks sellistele isikutele nagu Adolf Hitler, Jossif Stalin, Benito Mussolini, Karl Sigmund Litzmann. Karl Reits liikus mööda uut turgu ja kuulutas rahvale raskeid aegu. Rahvas pilkas teda, kaubitsejad sõimasid teda toorete ja valimatute sõnadega ning nõuti lausa Reitsi kõrvaldamist turult. Prohvet hüüdis alatasa, häda tuleb. Paljud mõnitasid teda, mõned viskasid Reitsi poole isegi mädamune, teised sülitasid ta peale, aga prohvet kannatas kõik vaikselt ära ja ütles mitu korda tõsiselt. Tuleb aeg, kus linnulgi pole siit turupaigast midagi võtta oma nokaga. Karl Reits kuulutas uuel turul armuaja peatset lõppu. Ta ütles niimoodi, häda, 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 langenud on suur Babylon. Ta kuulutas meele parandust ja pattudest pöördumist. 1930. aastast pärineb Karl Reitsilt selline teade. Issand ütles mulle, mine oma rahva juurde ja räägi neile ja ütle, põgenege oma pattudest, õnnetused ja hädad tulevad, lõukoer tõuseb üles, paganate hävitaja tuleb, sinu linnad raisatakse ära. Karl Reitsi ennustused hakkasidki üksteise järel täituma. 1950. aastal ütles Torontos Eesti Baptisti keskuse jutlustaja Karl Kaups nõndamoodi. Peame ütlema, et turuprohveti sõnad läksid tõeks meie kodumaa suhtes. Häda tuli. Nüüd oleme pagulastena siin maal. Uuel turul oli palju lihakaupmehi, kes lõbustasid ennast Reitsi suunas kontide pildumisega. Kord taas kondiga pihta saanuna pöördus Reits viskajate poole ja ütles niimoodi. Loopige aga pealegi. Praegu konte veel jätkub, aga varsti jooksete üksteise võidu nende järele ja seisate järjekorras. Keegi kaubitseja koort virutas toobritäie kohvi prohvetile näkku. Karl Reits seisatas, vaatas, pühkis end sõnagi poetamata rahulikult puhtaks ja lahkus.
Koort kaotas aga mõne aja pärast mõistuse ja lõpetas oma elupäevad vaimuhaiglas. Kord viskas keegi turunaine Reitsi mädanenud kurgiga. Reits pöördus mõtlikult selle naisterahva poole ja ütles: sa viskasid mind kui inimest, aga tea, sa viskasid Jumala prohvetit. Hiljem kohtas seesama naisterahvas kodukandis üht usklikku ja ütles talle niimoodi: mu parem käsi on jõuetu ja kuivab, see on mulle Jumala karistus selle eest, et viskasin tema prohvetit. On teada, et 1939. aastal viskas keegi turunaine Reitsi kurjalt sõimeldes riklenud apelsiniga. Reits ütles selle peale nõndamoodi: Jumal ei andnud toitu selleks, et seda jalge alla loopida. See aeg ei ole enam kaugel, kui te lähete turule, korvid käes ja tulete tühjalt tagasi, kuna seal müüakse ainult lilli. Prohvet Reits ütles nõndamoodi: Jumal on oma palge ära pööranud meie rahva pealt ja tulemas on rasked ajad. See häda tuleb idast. Metsaline on selle häda nimi. Reits jätkas nõndamoodi: metsaline saadab korda väga palju pisaraid ja häda. Ta on 2,5 aega, siis tuleb metsaline tagasi ja teeb jälle veel hirmsamaid tegusid. Suured rahvahulgad põgenevad, on ahastust ja valu ning palju pisaraid ja kannatusi. Kunagi leiti Reitsi selline kiri, milles oli kirjas: see ilus vabariik, mida Jumal on Eesti rahvale andnud, võetakse nende käest ära, sellepärast et juhid ja rahvas on unustanud oma Jumala. Suur ehmatus tuleb juhtide peale, nad vangistatakse ja viiakse ära ja rahvas satub ikke alla, kus ta saab tunda nälga ja janu ja kannatusi. Prohvet oli saanud käsu minna president Konstantin Pätsi jutule ja nad kohtusidki lausa 3 korral. Ühe visiidi ajal pakkus Päts Reitsile eluaegset pensionit, kui viimane lõpetab oma ringi käimise ja rahva hirmutamise. Selle peale vastanud aga prohvet nõndamoodi: teie võimuses ei ole seda mulle lubada, sest ka teie oma pension pole kindlustatud. Rahvale oli teada, et president Päts ehitab oma Kloostrimetsa talu lähedale metsakalmistule endale hauaplatsi. Selle kohta teatas Reits Pätsile nõndamoodi: teie võite seda hauakambrit küll endale ehitada, ent teie luid sinna ei maeta. Tuleb toonitada, et siin oli Reitsil osaliselt õigus. Päts suri 1956. aastal Venemaal, kuid tema põrm maeti 1990 metsakalmistule siiski ümber. Reits käis mitu korda noomimas ka kindral Laidoneri, ent Laidoner keeldus Reitsi kuulamast. Kord nõudis Kaarep, et Laidoner tagantjärgi tunnistaks, et Eesti iseseisvuse künnisel vabadussõjas saavutatud suured võidud olid kõik sündinud tänu Jumalale. Vastasel korral ootavat häving nii asjaosalisi kui ka Eesti oma riiklust. Samasisulisi prohvetlikke manitsusi said ka Päts ja Eenpalu. 28. september 1939 sõlmiti Eesti ja Nõukogude Liidu vahel niinimetatud baaside leping ja varsti tulid Nõukogude baasiväed Eestisse. 27. novembril 1939 kirjutas kirjaprohvet Kaarep nõndamoodi: see on Eesti rahvale üles näidatud suur au sellega, et Jumal määras suure Nõukogude Vene riigi ja 182 miljonilise rahva Eesti riigi piiride füüsiliseks kaitsjaks. Eesti rahvas peab olema Jumalale tänulik ja tervitama Eestisse saabunud Nõukogude Vene sõjaväe juhte ja sõdureid kui Jumalast saadetud Eesti riigi kaitsjaid. Kaarep muide sai korralduse juhtida Adolf Hitleri ja Karl Sigmund Litsmani tähelepanu sellele, et nendel kahel pole mitte mingit õigust Eestis totaalset mobilisatsiooni välja kuulutada. Kaarep ütles siis niimoodi, et need mehed tunnistagu Eesti rahva poolt vastu võetud põhiseadust ning kehtestagu selles ette nähtud maad haldav võim. Kiri lõppes Kaarepi poolse hoiatusega: kui te selle taevast antud korralduse tähelepanemata jätate ja selles esitatud nõudmisi ei täida, siis ootab teid kaotus kõigil rinnetel. Kahtlane, kas see kiri Adolf Hitlerini jõudis, Litsmanini see küll jõudis ja see pani Gestapo kihama. Kaarepit kuulati mitu korda üle. Muide, Kaarep esines ka kuningate kuninga nimel ja kordas nõudmist, et Eestis taastataks endine põhiseaduslik valitsus ja kord.
Ta nõudis Karl Sigmund Litsmannilt ja Jalmar Mäelt sinimustvalge pühitsemist, mille siis tema kui kuningate kuninga esindaja isiklikult uue Eesti Vabariigi valitsuse esindajale pidi üle andma. Ka see lõppes Kaarepi hoiatusega. Kui te seda ei tee, ootab teid häving. Kirjaprohvet Kaarepit on oma mälestustes puudutanud ka Jalmar Mäe ise. 1944. aasta veebruaris Estonia kontserdisaalis korraldatigi Eesti lipu pühitsemise talitus ja selle viis läbi siis Jalmar Mäe ja muide ka Kaarep oli aukülalisena sinna kohale kutsutud. Muide, kirjaprohvet Kaarep kirjutas veel ühe prohvetliku kirja, mis aga jäi sedapuhku viimaseks. Ta kirjutas Moskvasse, Jossif Stalinile endale. Järgnesid ülekuulamised Leningradis ja Moskvas ja vangistus. Mõnisada aastat enne Kaarepit ja Reitsi sattus võimudega vastuollu üks teinegi kuulus Eesti prohvet, Võrumaal tegutsenud Tallimaa paap. Tema elust ja tegevusest käsitlevat videot näevad meie kanali toetajad. Kel huvi meie kanalit toetada, siis info on leitav video kirjelduses.